Tervist, diskirahvas! Mina olen Tarvo ja see on Disc Golf Express ning olen teile toomas midagi hoopis teistsugust, kui ma olen harjunud tegema. Selline väikene projekt. Nimelt nagu mu ümbrust näete, et ma ei ole hetkel Eestis selle video tegemise ajaks ja olen Hispaanias ja meil on siin tulemas Disc Golfi laager. Saab see video olema kolmeosaline ja esimeses osas näitan teile, kuidas me natukene valmistusime selleks ürituseks. Muidugi paljusid osasid ma ei näita, sellepärast et midagi ei pea üllatuseks ka jääma. Video siis hakkab pihta 2 päeva ennem, kui kõik jõudsid meile siia Hispaaniasse ning alustame siis 4. veebruarist. 4. veebruaril me otsustasime, teeme ühe sellise puhkepäeva, kus saame akusid laadida ning kasutada olukord ära. Me oleme nii ilusas kohas, kuidas seda paremini teha, kui minna kuhugi, kus ei ole varem käinud. Ja siis läksimegi Sierra Nevadasse. Oleme reisinud ühte sellisesse toredasse kohta, kus ma saan kohe teile pilti näidata. Et ongi, kõik saavad lugeda, mina ei hakka lugema, ei hakka ennast lolliks tegema. Et olema minemas sinna Sierra Nevadasse. Et lähme vaatame, mis me seal teha saame. Saame suuska teha, saame diski natukene lollitada. Et seltskonnaks on meil siin Tommi ja meil on Aivar. Lehvitage terve Eestile. Nagu siit näeme, vaade on meil selline. Meil üks poiss on ka veel hetkel kuskil, aga ta läks natukene seiklema. Ja sellist asja teeme, et me kohe laseme siit paar ketast. Laseme siit kohe lendu. Tommi, ütle siis, mida me kohe teeme. Nii, challenge. Lihtne challenge. Kristo Raik, Estonian Edition, graniit. Pidi olema maailma kõige kõvema hõljuvusega putter ja vaatame, kas me saame viimased nukid, tšau paka. Raiko putter. Ja Raiko putter üritab siis teha maailmarekordit. Praegu on siis, saab panna panuseid, Aivar pani, et ei lähe, Raiko pani, et läheb. Mina olen viskaja ja põhimõtteliselt püüame saada sinna korvi, mis me oleme pannud sinna selle valge villa nii ette. Jah, ma üritan nüüd sinna zoomida ka. Seal all, kui te näete, väike korv on. Nii, vaata, zoomib. Mitte ainult maailma rekord. Nii, seal selle kujukese juures on väike korv. Oi, üle hakkab minema. Ütleme, et see üllatavalt lahjaks läks. Kuidas te kommenteerite? Ma panin üle minema selle, aga... Võtta üks veel, sest mul on 5 tükki järgi lõpuks. Võtta üks veel. Kuulsite? Üks veel. Raiko Heide on meil täna diskide sponsor. Et otsige Instagramist üles Raiko Heide ja sealt. Pange follow kohe selle eest, et siin... Rainbow Stamp, ühesõnaga peaks olema vähe parema stabiilsusega, kohe vaatame. Ja ma lähen jälle asendisse.
aga eeskäega läheb see bonsai. Bonsai eeskäega. Päris hästi. Nii, ma julgeks öelda, et sellel kettel oli feid hetkel vähemalt 500 meetrit. Seda peab sinnapoole viskama, siis ta hakkab niimoodi alla minema nagu. Ühe panen veel. Järjest kiiremaks sets. Nii, mis ketast see on? See Teeme viimase filmimised sellest ketast. Torrent. Torrent. Nii, kadus ära äkki. Nii, ma arvan, et see läks sinna maja aknast sisse praegu. Mina Ta läks, ütleks, et 50 bonsai läks kaugemale. 50 meetrit enne seda maja kukkus alla minu. Keeravadki järsemalt nagu. Bonsai jääb uljub. Bonsai pani ikka sinna nurga taha täitsa. Nii, oleme õnnelikult jõudnud Sierra Nevadasse. Et oleme kusagil keskringis hetkel. Nagu näeme, täitsa suusakuurud. Nii, Aivar, kuidas tundub? No päris edeb. Suusakeskus ikkagi. Tasus tulla? Tasus loomulikult. Nagu me näeme, mägi on meil seal. Paistab, kas me näeme kedagi alla ka tulemas? Ei näe, kondlid sõidavad. Siia ei tule, ma arvan, et sõidavad seal üleval, sest see kõik see kondel läheb sinna üles ära. Noh, täitsa sinna ülesse vaata. Nii, rahvast on siin piisavalt. Vaata, kõik sõidavad sealt ülevalt tulevad. Näe, sealt näeme juba. Aga sinna üles sõidab see kondel. Seal on natukene rahvast. Nii, meil on söögid tellitud. Teeme väikese lõunapausi ja naudime ilma. Naudime cappuccinot. Ilm on nii suurepärane, et 14 kraadi on sooja. Ja ootame söögi ära ja siis peale seda hakkame exploorima. Avastama, mis meil siin on. Aine, Tomi. Buenos dias. Nii, sedasi lõunasöök on meil söödud. Oleme juba natukene ringi piilunud. Näeme siin armastajad teevad ilusaid pilte omast. Et siin on siis väikene vaateplatvorm. Muidu üldiselt siin midagi muud väga vaadata ei ole. Et iga nurga taga on kas kohvik või on suusalaenutus. Et siit näeme alla, et päris siia me päraspoole ei tule, aga siin on nagu näeme, et päris kena vaade. Et eestlaste jaoks ma arvan, et on ideaalne aeg siin käia, ei ole järjekordi, aga täitsa soe on. Nagu me näeme, et Aivar on täitsa vabas riietuses, ülevalt alla, väike moes show. Ja nüüd me lähmegi, ma arvan, siit võtame oma korvi, me leidsime koha, kus me saame natukene visata. Tommi ja Raiko läksid juba mäele. Nii, leidsime endale sellise koha, kus me nüüd saame väikest putti harjutada. Nagu näeme, täitsa asjalik väike jalutuskohake, mäed on meil seal pool. Ja näeme, et Aivar juba tubli poiss juba paneb, lammutab koti laiali. Et meil on kaasas ikka päris korralik korv. Ja hakkame pihta. Nii, nüüd peame soojendust ka tegema. Niisama lambist seda asja ei tehta. Ja. Et vaadake, kuidas vanakooli mehed teevad sooja. Et siin on ilusti peal kõik. Korv on täpselt meil seal Aivari taga. Ja siis hakkame siin endale kohtasid valima, kus kohas me saame visata. Et siin saab harjutada siis madalat viset. Ja saab harjutada ka sellist lähiputti. Nii, nagu me näeme, meil on siit on huvitav liin.
et siit on hea harjutada seda viimasel hetkel ümber puu viskamist. Paneme selle kaamera ilusti siia. Aivar lehvitab meile äkki. Nii, väga hea, seal on korv. Täpselt puu taga. Mina ja Aivar lõpetasime putimised ära. Ja, lõpetasime putisime ära sellepärast, et suusapoisid tuli alla ja nüüd küsimegi suusapoiste käest, et kuidas neil läks, mitu raha maksis, et saaksidki teised discgolfi huvilised, kes siia satuvad, teada. Nii, tervitame Kuldar ilusalt, meie Eesti suusalõvi ja ütleme, et siin on odav. 4,70 oli mäepilet ja 3,60 suusarent korda 10. Aga ülimalt šef on suusatada siuke 15-17 kraadise päevaga plussiga ja et selles suhtes see lumi ja üldse nagu mingit kananahka peale ja et põhimõtteliselt oleks võinud labida kätte võtta ja ütleme tiialad puutaks teha, et siin ei ole midagi. Ja tuntud suusahunt on meil ju Raiko. Ja kuidas hindaks Raiko seda asja siin, et 10 palli süsteemis? Ta hüppas ikka kõvasti, ta hüppas ikka siukse kuradi tulupi, ta tegi ära selles 4-kordse tulupi. Mina paneks 6. Lumi on sula, lipet ei ole, ühtegi parki ega hüpekat ei ole. Kogu aeg on allpreis. Suusahüppemäge ka ei ole. Kogu aeg on allpreis, kõik on pahasti reis. Aga ühele sellise huvilisele algajale siis on 6 on ju sobilik selles suhtes. Ei, see keskmine, esimene sinine, see on täitsa sõidetu, seal pane, ma ei tea, väiksed siuksed tatid panid ka seal alla. Asi oli lihtsalt fun, Hispaania, 17 kraadi, suusakuuror. Palav. Ebareaalne. Õhku ei ole, väga ei ole, kõike oli. Palavne. Buena Vista on kõik selles suhtes, ei ole midagi halba. Nähtud tehtud, et rohkem ei tule. Ühe korra sõidad ülesse, mõtled, et tuled ühe korra alla, et vana mees tahab ka koju või mis seal oli. Aga tegelikult niuke noor poiss hüppas sisse, et ma ei teagi, kust see tuli. Kohe hopsti kondi peale tagurpidi saltoga ja üles tagasi, et see oli 3-6 viimase 100 meetri peale. Ja 360 tegime ka ikka lõpus ära, et ei olnud midagi, vanad mehed jäime püsti ja kõik on hästi, et 5-kordne aksel tuli sul seal vahepeal ära, aga nii on. Ja nagu kuulsime, siis ongi sedasi, et tuled siia, teed igasugused aksleid ja igasugused spagaate ja tuluppe ja vahepeal keset õhku vahetad oma tehnikat ja siis vahetad suusaõhus niimoodi teise jala peale ümber ja nii ongi, et tasub tulla. Aga siit me liigume nüüd ära, vaatame, mis ülejäänud päevast saab ja liigume edasi. Nii, tere hommikust. Eilne päev peale Sierra Nevadat läks meil päris kiireks, et õhtul ei jõudnudki mingisuguseid videosid enam teha. Mis meil siis juhtus? Et Sierra Nevada asub 200 kilomeetri kaugusel, aga tee peal nagu väga midagi hullu ei olnudki, aga tagasi sõites otsustasime, et lähme Malagast läbi ja autorendi firmast ka ilusti läbi. Eesmärgiga buss välja vahetada.
aga nüüd ma siin istun 5. veebruari hommikul ilusti siin meie verandal. Vaatega olen mina ise mere poole. Ilm on selline mõnus, ütleks, hommikuse aja kohta, et õues on 16 kraadi sooja veidetavalt juba, kuigi selline meretuul on natukene jahe, et eile õhtul oli ka päris tuuline, et õhtul kella 10 paiku oli õues ikkagi juba päris jaheda võitu, aga see ilmselt oli natukene tuulest tingituna. Ma ei tea, kui hästi kuulete, palmipuud mul siin ümberringi kohisevad, et täna meil on ka igasugused tegevused planeeritud ja tänase päeva jooksul kindlasti hakkame rääkima täpsemalt, mis meil siin järgmisel nädalal plaanis on. Et kindlasti on asju, millest rääkida. Alustame päevastada toimestusega, et selja taga on seal suur Decathloni pood, hästi populaarne spordiasjade pood. Ja hetkel oleme minemas siis ehituspoodi, kus meil on vaja väikesed ettevalmistustööd. Ma näen, et poisid lähevad hetkel valesse poodi, aga kohe püüan nad kinni ja vaatame, mis me sealt kätte saame. Täpselt nagu Eestis on ka siin poodides meil maskikohustus. Nagu näeme, kõik oleme väga seksikad ninjad. Ja ostame sellised spreivärve otsime hetkel, millega me hakkame teatud asju markeerima raja peal. Ja sealt toimetame juba edasi. Mis Tomi teeb? No nii, homseks teeme žažlõhki, et meil tulevad ju kõik härrad-prouad tulevad siia. Siin paneme, on siga, kana, siis on korralikult ikkagi äädikas, ruski äädikas, korralikult sool, pipar, all on kõik on segava läbi, on sibulat, värki-särki, nii et mucho gusto. Niimoodi tulevad siin sellised parajad tükid, et kõigil oleks ilusti hammaste vahelt läbi läheks. Et see on siis tervitus õhtusöök. See on siis tervitus õhtusöök, et hakkame laagriga pihta, et käsitöö, et oma hinge ja südame nagu alati paned sinna sisse, siis tuleb sealt hea maitsega see asi välja. Et ei hakka mingit kohalikke siukseid, ma olen proovinud neid kohalikke ka siin. No, ütleme nii, et arenemisruumi on neil päris tugevalt siin, et jõuda gastronoomiliste maiuspaladeni. Nii, üks siga on kuskil. Valmistused käivad, Aivar kohe näitab meile, mis meil on juba kõik valmis ostetud. Mis me näeme? Õlu ja vesi. Õlu ja vesi ja rohkem ei ole kui ühe kasvaval lapsel vaja. See kõik on dieetsööd. On nii, Raiko? Ma sööma äkki siukse palavusega. Jah, et ilm on hetkel meil 20 kraadi õues sooja. Vesi ja leib, Vesi ja leib, täpselt. Aga kuna hetkel villasse me sisse ei pääse, siis me tassime kõik asjad enda haciendasse. Siin tasapisi. Ja siis homme vedame juba eraldi villasse. Sedasi oleme jõudnud otsapidi uuesti raja peale. Nii. Tommi nüüd ütleb meile, mis me siin raja peal tegema hakkame. No, mis siin rajal tehakse? Ehitatakse ikka muidugi. Hakkame tegema siukest rada, mis on sobilik eestlastele. Eesti trennigrupile. Kõige parem rada maailma. Absoluutselt. Kivid korjame ära. Põõsad peeretame maha. Põõsad närime läbi. Kõik on hästi. Homme saabuvad, siis selleks on valmis. Teeme nii. Väga hea. Selline siis oligi esimene osa meie Hispaania laagrist ning järgmises osas juba hakkab rahvas vaikselt kohale tulema ning kuidas me siia sisse elasime ning mis meil siin täpselt toimus, saabki hakata nägema järgmistes osades. Senikaua tšauki ning näeme järgmine kord.